Ja annangi sõna meie tänasele esimesele esinejale Peeter Espakile, kes hakkab vaatama, kuidas avaldub valguse ja pimeduse müüt. Tere hommikust, austatud daamid ja härrad. Minu tänase ettekande teemaks on valgus-pimedus müüdi Lähis-Ida algupära ja selle peegeldused Eesti kaasajas. Üritan siis esmalt väga lihtsasti ja loodetavasti arusaadavalt välja joonistada või lahti visandada selle, et kust kohast või kuidas moodi selline headus, kurjus, valgus, pimedus, dualism või ka mõnes kontekstis monoteism on maailma tekkinud, millised mõjutajad on selle esile kutsunud ning ettekande teises ja pikemas pooles arutlen natukene selle üle, et kuidas on need avaldunud sellised kurjuse ja headuse vastandumised, kurjuse kujutamine või ka valgus-pimeduse mütoloogia, et kuidas see on Eesti kultuuri ajaloos ja eriti just ka tänapäevases esseistikas, kõnekunstis, osalt ka teatrikunstis avaldunud. Aga alustame muistsest 3000 aastat ja kauem tagasi olnud kunagisest reaalsusest Lähis-Idas, et esimesed meile teada olevad andmed valguse, pimeduse ja sellega samase headuse, kurjuse, dualistliku vastandumise müüdi kohta on pärit muistsest Pärsiast ja zoroastristlikest arusaamadest. Sarnased meeleolud ja mütoloogilised motiivid kandusid oletatavasti teatud määral edasi ka eri Vana Testamendi kihistuste, gnostitsistlike mõttevoolude ning eriti Johannese evangeeliumi mütoloogiasse nagu ka apokalüptilisse kirjandusse. Sealhulgas kujutelmade kaudu juba zoroastrismist tugevalt esile olnud lõpuajal toimuvast lahingust jumalike headuse ning teemonlike kurjuse jõudude vahel. Nagu tänapäevase teaduse ligikaudsete oletuste kohaselt võib väita, sai zoroastrism alguse muistsest Pärsiast tänase Iraani aladelt, võimalik, et millalgi esimese eelkristliku aastatuhande pigem esimesel poolel. Kusjuures võimalik vahemik zoroastrismisele aluse pannud õpetlase Zarathustra realistlikust eluajast võiks jääda kuhugi vahemikku, 1000 kuni 550 enne Kristust, kuigi loomulikult eri teadlaste seas esineb suuri hinnangulisi kõikumisi hilisema ja ka varasema võimaliku dateerimise kohta. Seetõttu pole ka võimalik täpselt uuelaadse usundi esile kerkimisega aega Lähis-Ida teiste usundite ja rahvaste kontekstis määratleda ning loomulikult on hüpoteetilise olemusega ka Zarathustra ajaloolisuse küsimus üleüldse. Zoroastrismi peajumaluseks on Zarathustra poolt propageeritud kõikide võimalike teiste jumalike jõudude valitseja Ahura Mazda, keda omakorda pole keegi teine jumal loonud. Ahura on algses Indo-Iraani polüteistlikus kontekstis olnud teatavate jumaluste või jumalate grupi nimeks ja sõna Mazda võib aga tõlkida algsete Indo-Euroopa keelte põhjal kui tark või teadja. Ehk siis tõlkes teadja jumal, tark isand. Selline igavesti oleva, mitte kellegi teise poolt loodud algprintsiibina tõlgendatava looja jumaluse kontseptsioon on täiesti uus nii Indo-Iraani kui Lähis-Ida kontekstis. Ka maailma vanimast mütoloogiast vanade sumerlaste juures, maailma vanimast kirjalikult säilinud mütoloogiast 3. ja 2. aastatuhandel enne Kristust me miskit isegi ligilähedaselt samast ei kohta. Ahura Mazdale vastandub vale, pattude ja muude pahede algataja Angra Manju, keskpärsia keeles tuntud ka Ahrimani nime all. Ning selle kurja jumaluse nimi tähendabki tõlkes kuri vaim. Hea jumal ja kuri teemon on omavahel püsivas vastanduses ning võitluses ning Angra Manju ja tema poolt loodud kaasolendid või teemonid taevad üritavad pidevalt hävitada Ahura Mazda poolt loodud korda ja asju. Zoroastrismis on Ahura Mazda tõeprintsiibi Asha, kehastus ja garanteerija. Kõige täpsemaks vasteks Ashale eesti keeles ehk olekski Tammsaare romaani pealkiri Tõde ja õigus, kuid ka õiglus ja need kõik üheskoos. Loomulikult, kui Tammsaare jaoks tõde ja õigus või ka õiglus ei tähendanud samast ühtset printsiipi, need terminid olid tõlgendatavad lahusseisvate, relatiivsete ja isegi vastandlikena, siis zoroastristlik Asha aga ühendab endas neid kõiki.
Asha on jumalik reegel või asjade kulg, mis määrab ära kogu universumi toimimise, loodusjõudude ja taevakehade liikumised ning ühtlasi ka kõik inimeluse ette tulevad reeglid ja toimingud. Selle jumaliku või taevase maailmakorra või asjade õige oleku vastu eksimist nimetatakse avesta keeles trui, mis ongi Asha vastandprintsiibiks, lühidalt kokkuvõttes tõe ja õiguse vastand, vale ja pettus. Inimeste ülesandeks on säärases dualistlikus monoteismis selle jumaliku korra järgi käitumine, korra alalhoid ja kindlasti ka ahura masta, kui selle korra kehastaja või jumalikult personifitseeritud jõu teenimine ja kummardamine. Kuigi Ashat nähakse tugevama ja jõulisemana võrreldes selle vastandpooluse truiga, on aga ka inimene koos oma vaba tahtega pandud vastavasse maailmakorraldusse õigesti ja hästi tegutsema ning võitlema. Inimeste ülesandeks on selle õige korra või abstraktse printsiibi võidule pääsemine töös ja lahingus, selle võidule pääsemise töös ja lahingus osalemine. Survanistlikus zoroastrismis, mis muutus tõenäoliseks siiski oluliseks alles sassaniidide ajastul alates kuskil aastast 200 pärast Kristust, on aga Ahura Mazda koos oma vastase Angra Mainjuga juba sigitatud jumalus Survani poolt, kelle nimi tähendabki avesta keeles aeg. Ahura Mazda ja Angra Mainjud on kujutatud kui ajalises maailmas koos ühel ajal tegutsevaid kaksikvendasid, keda ka oma võimu poolest kujutatakse üpris võrdsetena. Ja peale 9000 aastat Angra Mainju teatud mõttes ajutist võimu saab täielikuks maailmavalitsejaks jumaliku õigust kehastava Ahura Mazda. Zoroastrismist leiame ideed võimalikust igavesest elust läbi õigete tegude, sõnade ja mõtete inimese eluajal, arusaama paradiisist kui ka põrgust ning ühtlasi ka apokalüptilise lõpuaegade lahingu motiivi headuse ja kurjuse jõudude vahel. Headus, kurjus, tarkus, rumalus, õigus, vale, valgus, pimedus. Kõik need vastandused on kokku koondatavad pimeduse ja valguse vastandumisena. Igavene tuli zoroastristlikes templites nagu ka päike sümbolina ning valgus filosoofilise abstraktse terminina iseloomustavadki peajumal Ahura Mazda ja ühtlasi ka igavese tõe, headuse ja õigluse printsiibi olemast. Sellele vastandub omakorda mitte põlev tuli ehk pimedus. Kuigi me ei tea zoroastrismi ning samuti mitte ka vana testamendi monoteismide või dualismide esilekerkimiste ja võimalike vastastikuste mõjude täpsemat aega, isegi sajandi täpsusega mitte, nagu ka seda, et kes siis ikkagi olid sääraste monoteistlike või just ka vastanduvate moraalse hea-kurja printsiipide mõtete esimesed mõtlejad või väljendajad, saab siiski täie kindlusega öelda, et vanas Lähis-Idas, olgu sumerlaste, babüloonlaste või ka assüürlaste juures taolist vastandumist hea ja kurja vahel ei toimunud. Sumerlaste ja üldiselt ka hilisema Mesopotaamia maailmapilt näib endas pigem sisaldavat teatavat fatalismi, kuid seda seonduvalt inimese püsiva sooviga kuidagi moodi vältida paratamatult saabuvat surma. Sellega seonduvat surmavaimu siirdumist raskusi ja hädasid täis allilma surnute riiki ja kuidagi mingil moel omandada igavest elu samas maailmas, kus elasid koos ajutiselt inimesed ja püsivalt igavesti elavad jumalased. Heaks näiteks sellisest maailmatunnetusest ongi üks lõik Sumeri kirjandusest, teosest pealkirjaga Gilgameshi surm, mis on kirja pandud ligikaudu 21. sajandil enne Kristust, rohkem kui 4000 aastat tagasi. Gilgamesh lebab oma surivoodil ning palub jumalatelt omale suurte elus korda saadetud kangelastegude ja ka tarkuse eest igavest elu. Jumalad aga vastavad, et kahjuks pole selline asi võimalik. Gilgamesh on siiski eelkõige inimene, mitte jumal ja peab ikkagi surema. Et nagu me võime ka tekstist näha, tekst siis kõlab, kas ei öeldud seda sulle, mis kaasa toob inimkonda kuulumise kurjus või patt? Kas ei öeldud seda sulle, mis kaasa toob sinu nabanööri läbilõikamine, päev, mis on pimedaim inimkonnale, on saabunud sulle, koht, mis on üksindasem inimkonnale, on saabunud sulle. See on siis inimese surivoodil jumalate poolt talle edastatud sõnum ja lahing, seda surma kirjeldatakse lahinguna, millest pole võimalik põgeneda, ebavõrdse lahinguna, taplusena ja siis jumalad ütlevadki, et aga hoolimata sellest, et Gilgamesh ei peaks minema allilma üldsegi vihaselt, vaid see ongi inimkonna saatus, midagi pole teha, tuleb leppida. Kuigi Sumeri ja hilisemast Babyloonia kirjandusest võib leida küll teatavaid algeid kaos korra vastandumise mütoloogiale, on siiski varasem Lähis-Ida mütoloogia ja kirjanduse alatoom pigem fatalistlikult inimkonna
olukorra paratamatust tõdev ning ühtlasi ka hea-kurja dualistlikku võitlust või lahingut mitte sisaldav. Just hea ja kurja või õige ja vale või valguse ja pimeduse võitluses osaledes ja sealjuures omale poolt valides on igavese elu omandamise võimalus. Täpsemalt võimalus oma eluajal tehtu ja öeldust saavutada kokkukuuluvus Jumalaga ongi just Pärsia, kuid ka Vanatestamendi Iisraeli usundi täiesti uueks ja kogu senist muutvaks arusaamaks. Inimene ei ole enam õnnetusseisus paratamatult surev ja kannatav alamolend, vaid ta võib oma enda saavutuste või ka olemuse kaudu leida lunastuse ja igavese elu. Sumerikus algfilosoofias on aga rõhuasetus pigem inimeseks olemise paratamatusest tingitud kurjadel oludel ning ka lahing, mida inimene oma elus elades või elu lõpetades peab, ei toimu mitte kurjusega, vaid personaalse paratamatusega leppimise või siis mitteleppimise skaalal. Ja pole paremat näidet sellisest mütoloogilisest pöördest või täiesti uutesse mõttemaailmadesse hea, kuri ja valgus pimedus vastandumisest kui tugevalt gnostilistest ideedest mõjutatud Johannese evangeeliumi algus. Maailma geograafilised piirid on ületatud ning jutt jumalike ja mütoloogiliste jõudude üle käib läbi abstraktsete pühade terminite ja mitte enam läbi geograafiliselt tunnetatava taeva ja maa algprintsiipidega või mingi konkreetse kehalise jumala austamise. Et Johannese evangeeliumi teksti tõenäoliselt on väga paljud lugenud. See on see kuulus hümnilaadne tekst, kus alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja Jumal oli sõna. See oli tõepoolest Jumala juures alguses, kõik on ilmale tulnud läbi tema. Ja temas oli elu ja elu oli inimkonna valgus ja valgus säradas pimeduses ja pimedus pole seda vastu võtnud. Et Jumal on siin võrdsustatud loogosega, mis kreeka keeles tähendabki sõna. Sellest loogosest, mis oligi Jumal ise, sündis alguses üldse kõik ning polnud enam miskit väljaspool seda üht keskset abstraktsiooni. Mütoloogiat seletatakse terminite elu ja valgust kaudu. See elu ja inimkonna valgus aga oli asetatud pimeduse sisse, mis omakorda ei soovinud head ja õiget valgust kas vastu võtta või ära tunda. Et pole eriti tarvilik üle korrata, kuivõrd määratult on selline lühike mõttekäik ning sümboolika mõjutanud kogu lääne tsivilisatsiooni mõttemaailma ja ka olemust. Läbi Piibli Uue Testamendi koos toimus loomulikult Piiblis mujal sisalduva valguse temaatika ning kindlasti ka Johannese ilmutuses esineva apokalüpsise ja apokalüptilise hea ja kurja lahinguga. Vana ja korrumpeerunu ning mandunu hävitamisega läbi lõpuaegade lahingu, kus valgus ja pimedus, headus ja kurjus hakkavad omavahel mõõtu võtma koos omale iseenda vabast tahtest poole valinud inimeste lõpuaja võitlusega. Pimedus, valguse ja kurjus headuse vastandumine, nagu ka apokalüptilised mütoloogilised kujutelmad, on loomulikult vähemal või rohkemal määral esil olnud väga eripärastel lääne tsivilisatsiooni ajajärkudel. Erilise jõulisusega on säärane iidne ja just ka algolemuselt zoroastristlik maailmatoimetus tihti koostoimes ka apokalüptilise hüsteeriaga, aga esile kerkinud taas just viimase vähem kui 10 jooksul. Peab mainima, et taolist suurt valguse ja pimeduse vastandumist Eesti kultuurilugu ehk võrreldavalt Lääne-Euroopa või ka USA mõttemaailmaga isegi ei tunne. Eestlaste ja sakslaste võitlus oli küll üheks keskseks kultuurilooliseks motiiviks meie varasemas mõtteloos, aga seda lahingut siiski apokalüptiliste meeleolude ja universaalse headuske kurjuse konteksti panna vist ei saaks. Ühe näitena meie kultuuriloost ehk võikski välja tuua Ado Grensteini, kelle 1912. aasta raamatus pealkirjaga Juudi küsimus esineb motiiv endise ja kadumisele määratud ebateadusliku maailma ning uue ja saabuva õigema ja teaduslikuma maailma, vana valguse ja uue valguse vahel. Nagu Grenstein kirjutas, meie põlvedel, nüüd tsiteerin Grensteini, meie põlvedel on aga see õnnetus, et just nende ajal raske võitlus vana ja uue ilmavaate vahel heljub ning uue võitu takistab. Kel mitte mahti ei ole neid asju ligemalt tundma õppida, võib kahe vahele jääda, kus tõde, kus vale seisab. Ta võib isegi ilma tahtmata ja teadmata uue ilmakorra vastu eksida ja enesele kahju teha. See tuleb sellest, et tema vana valguse abil vaatab ja näeb, kui ta muidu ka selle vastane on. Ärgem keegi ennast selles usaldagu. Õelam ära end ja peitub oma põues. Et selline revolutsiooniline ilmavaade, kus tõde seisneb uue valguse väidetavalt objektiivses teadmises ning kõik endine vanasse valguse mõjusfääri kuuluv on vale ja iganenud ning seeläbi olemuselt kuri vaenlane, iseloomustab ka meie praeguse mõttekultuuri üht kaalukat osa.
Kindlasti leiame sarnast mõtteviisi muide ka just meie kommunistlike kirjanike ja eriti Stalini ajastu retoorikas ja ka kirjanduses, kus lähtuvalt oma välistest eeskujudest või ka parteiprogrammist võitlesid omavahel kodanlane, kulak ja tööline talupoeg, usklik ja teaduslikul maailmapildil põhinev uus inimene, kommunist ja verine fašist ja õnnetu ning rahumaailma toov marksist. Lapsi ärgitati kaebama oma mandunud vanasse ajastusse kuuluvate vanemate peale ning õndsus seisnes uue ja õigemini paremini nägeva inimese riiklikus kujundamises. Selle ajastu apokalüptilise lahingu nagu ka õige ja vale vastandumisest on vist nii palju näiteid, olgu kirjandusest, luulest, filmi või teatrikunstist, et millegi eraldi välja toominegi pole vajalik. Kui siis olgu nimes esineva sümboolika ja ka laia tuntuse tõttu välja toodud Eesti film aastast 1951 Valguskoordis, mis põhineb Hans Leberehti samanimelisel kirjandusteosel. Dualistlikke vastandusi meie taasiseseisvuse järgses vaimses kliimas on ikka ja jälle esile kerkinud, sealjuures kajastatuna pea kõikides eri kunstivaldkondades. Näidetena võib ju tuua kas või vastandused metsavend, punaarmeelane, Eestimaa, Venemaa, Savisaar ja Laar, lääs ja ida ning üha rohkem isegi kristlus ja islam. Kuid ükski neist teemadest pole laskunud apokalüptikasse või headuse, kurjuse ja valguse pimeduse teineteist välistavasse hüsteerilisse abstraktsiooni. Venemaa, Savisaar ja ida ei ole siiski kehastanud absoluutset kurjust, pigem on neid ikka kujutatud isegi koomiliste ja vahel ka totrate teemanitena, kelle üle saab ka nalja visata ilma, et neid peaks lõpuni tühistama või likvideerima kui kehastunud kurjust. Sellesse olukorda tuli aga sisse terav muutus just 2009. aasta majandussurutise kontekstis, kus tihti lähtuvalt eri lääne protestiliikumise eestkujudest hakkasid ka meil levima just nimelt lõpuaegade apokalüptilised meeleolud. Seda enamasti küll noorema põlvkonna kultuuriliste aktivistide või intellektuaalide ringkonna seas. Ei saa tunnistamata jätta, et tollane valitsus käitus oma rahvaga ja eriti kultuuri ja ka teadusega ning neis valdkondades tegutsevate isikutega tihti üpriski jõhkralt. Paljud sattusid isegi äärmisse viletsusse, riigivõimu poolt tuli aga vastu eelkõige mõnitavat ja üleolevat kivinäolist retoorikat inimeste suunal, kes ise hakkama ei saa ja ise seeläbi saamatud ning hädised on. Aga intellektuaalil oli aga vaja süüdlast ning taaskord lääne aktivistide eeskujul sai selleks kõigepealt juba ammu ülikooli sotsialistide poolt sotsiaalselt konstrueeritud üldvaenlane nimetusega neoliberaal ja loomulikult ka Ansip, kes erinevalt ainult ettekujutlustes eksisteerivast välja mõeldud kapitalistlikust neoliberaalist ka päriselt olemas oli. Hakkasid levima lääne eri liikumiste eeskujul süüdistused valitsuse vastu, mis sisaldusid sõnu fašist, nats, rassist, islamofaab, valge, heteroseksuaalne ja nii edasi. Seda kusjuures valitsuse vastu, mis siiski ühiskondlikult oli pigem vasakliberaalsete põhimõtetega ja esindades eelkõige progressiivseid arusaama. Samal ajal aga oli endiselt ja paralleelselt esil veel ka omakorda eelmine teemon ning paljude jaoks samuti kurjust kehastav Savisaar. Intellektuaalidel oli küll ähmane tung demoniseerida kedagi ja võidelda kurja vastu, aga nad polnud seda kurjust suutnud enda jaoks veel üles leida. Tegeleti alles otsingute ja kurjuse piirjoonte umbkaudse visandamisega. Parimaks näiteks ja üldise loomustuseks sellisest veel defineerimata kurjuse otsingutest, kuid selle leidmise ihalusest on üks lõik Eero Epneri intervjuust Holger Roonemaale 13. jaanuaril aastal 2015 muusikali Savisaar teemal antud intervjuus. Et Epner siis ütleb, aga huvitavam on küsimus kurja kohta. Tundub nimelt, et ühiskond vajab Savisaart selleks, et defineerida kurja. Savisaar on Eesti kurja mõõdik. Sellega on probleem kahesuunaline. Esiteks välistatakse Savisaarest kõik muu peale kurja ja teiseks ei nähta kurja enam kusagil mujal. Ühiskonna soontes võiks aga liikuda siiski veidi rohkem kui 1-2 tõe kontseptsiooni. Muidu jäävad veresooned kinni, võib tekkida rabanduse oht. Esimesed märgid on juba ammu kohal. Siinkohal ongi tragikoomiliseks asjaoluks just see, et Epner ise defineeribki tõe kontseptsiooni kui kurjuse ülesleidmise vajaduse. Kurjuse ehk siis objekti
mida peab demoniseerima, vihkama ja jälestama, ülesleidmine olekski nagu tee tõe kontseptsioonini jõudmiseks. Ehk kui tunnetad kurja, tunnetad tõde. Tollaste intellektuaalide jaoks aga saabus kurjuse teoloogias eksistentsiaalsetele keskse jumaluse küsimustele lahendus aasta 2015 valimiste kaudu. Ühiskondlikule areenile kerkis kuripüha tetragramm, 4-täheline liikumine, millel olid kõik olemas kõik karakteristikud ja välised tunnused olemaks selle intellektuaalne, ideaalne, jumalikult ja teemonlikult vihatud kultusobjekt. Et defineerigem sellist nähtust liikuvaks kurjaks, mis tekib või kaob vastavalt sellele, kuidas temale osutaja parasjagu on otsustanud oma valiku kurjuse menüüs teha. Otse valgus pimedusretoorikasse aga viis juba enne kurjuse teljel alanud ühiskondliku debatti Jevgeni Ossinovski oma mitmetes aastal 2016 suvel peetud kõnedes, mida väga paljud meist veel mäletavad. Ossinovski rääkis sellest, et valgus võib olla kas sees või väljas, et Eesti seisab teelahkmel avatuse ja suletuse, tuleviku ja mineviku, valguse ja pimeduse vahel. Või sotsiaaldemokraadid hoiavad humanistlikku valgust põlemas, EKRE usub, et pimedus on parem. Et siin zoroastristliku sellise valgus-pimedus väljas sees olemine, see on nii otsene paralleel, et kohe, kui ma kuulsin neid kõnesid, ma kohe hakkasin zoroastrismi käsiraamatuid lappama. Et selline kohene äratundmine. Aastal 2017 aga ilmus üks märgilise tähendusega Eero Epneri essee Kurjuse normaliseerumine, mida on tõenäoliselt ka väga paljud lugenud või vähemalt kuulnud sellest. See ilmus Postimehel 8. septembril 2017. Kurjust on selles lühikeses tekstis mainitud 12 korda ja seal samas tekstis tuli ka kasutusele tänaseni tihti korratav motiiv koonduslaagrite võimalikust tagasitulekust. Ehk Epner siis ütleb, et kurjus ei ole ideoloogiline, küsimus ei ole praegu parem ega vasakpoolsuses, liberalismis ega konservatiivsuses, kurjus, mis immitseb läbi meie eetiliste põrandapragude on universaalne ja absoluutne ja selle eiramine meie ühine kaassüü. Epner defineeris seega kurjuse kui universaalse ja absoluutse nähtuse, mille problemaatilisuse juurde jõuame kohe selle ettekande lõpus, kuid sama headuse kurjuse retoorika võttis aga väga aktiivselt kasutusele ka toonane president Kersti Kaljulaid, muuhulgas viidates just konkreetselt Epneri sümboolikale, et kuidas ja kelle konkreetsel mõjul presidendi toonased kõned sündisid, pole loomulikult täpselt teada, kuid sümboolika ja kõnekujundid on niivõrd sarnased, et nad räägivad tegelikult iseenese eest. Et kurjuse ilmutamine, kuid ka headusest on Kersti Kaljulaid erinevalt Epnerist on tihti ka headust maininud, et see on natukene rohkem võib-olla zoroastrismiga seotud, kuid näiteks kurjuse normaliseerumine, selle termini kasutamine Kaljulaidilt, see on otsene selline tsitaat Eero Epnerilt, ehk siis meie president võttis täiesti omaks selle sama Eero Epneri poolt loodud kontseptsiooni. Ja see, et kirjeldatud mõtteviis põhineb Lähis-Idas eelkristlikul ajajärgul sündinud ja ka kristlikesse pühadesse tekstidesse kandunud apokalüptilisele ja dualistlikele ideedele, nagu just valgus, pimedus, headus, kurjus mütoloogiale sai vist eelneva arutelu käigus üpriski kujukalt välja toodud. Ühtlasi on ka üpris ilmne, et meil eksisteerib juba pikemat aega rühm mõttekaaslasi, kellede kõikide sarnaste kurjuse käsitluste analüüsiks kahjuks pole hetkel enam aega, aga vastav esseistikas, teatri- ja filmikunstis, ajakirjanduses, kirjanduses, kui ka poliitikas ühiseid arusaamu omav ning neid ühtlasi koordineeritult edendav kunstivool ning ühiskondliku mõtte selline meelsuskond on kindlasti selgepiiriliselt olemas ning seetõttu võiks proovida talle ka anda nime, milleks ise pakuks välja koondtermine apokalüptiline nihilism. Nihilism lisaks apokalüptilisele esmalt seepärast, et nagu ka pimedus on oma olemuselt valguse puudumine ja mitte asi iseeneses, on ka kurjus esmalt headuse puudumine ja mitte asi iseeneses. Keskendudes oma tähelepanu kurjusele ja selle kaudu iseenda mõtestamisele ja veel ka tõe defineerimisele, mõtestatakse iseennast nagu ka tõde, aga kui mitte miskit, päriselt mitte eksisteerivat suurust. Kuid nihilism ka seetõttu, et pole võimalik tuvastada, millist valgust, headust või mis iganes paremat maailma vastav mõttesuund või loomegrupp oma sihtides taotleb.
praegusel kurja vastu käival võitlusel pole aga peale selle kurjaga võitlemise ja tema kaudu iseenda defineerimise aga ühtegi nähtavat sihti. Pigem kerkib üles küsimus, et kui praegune kurjuse pimedus peaks alistatama või ära valgustatama, et mis saab siis edasi. Ja vastuseks Epneri kurjuse kontseptsioonile ja vastavale ühiskonnas üha enam levivale valgus-pimedus, headus, kurjuse teoloogiale kirjutasin ka aastal 2018 ühe vastuse pealkirjaga 100 aastat kurjuse Eestit, mida jõuab veel korra vaadata. Et siin mainingi, et kui kurjus ja kuri kangelane, kui mütoloogiline arhetüüp ei ole pea kunagi universaalne ja absoluutne. Ta alistatakse hea ja õiglase kangelase poolt, kes taastab seni kehtinud maailma korrastatuse kurjuse jõududega sõtta minnes, olgu sõna või relvaga. Ka Püha Jüri ei kaalutle mütoloogias mitte lohemaa kurjuse olemuse üle ning ei pea koletist universaalseks ja absoluutseks olendiks, vaid likvideerimisele kuuluvaks elukaks. Omistades kurjale lohemaole, aga igavesest ajast igavesti olemasoleva kurjuse jumala staatuse, oleme me automaatselt omaks võtnud ka usu kurjusesse kui kõrgemasse ja päriselt kehtivasse printsiipi. Universaalset absoluuti ei ole ka võimalik alistada ega ka ümber kasvatada, sest oleks ajatu, lõpmatu ja kõikvõimas. Tema vastu võitlemine ei omaks mõtet, sest kõikvõimast olendit pole ka teoorias võimalik alistada. Et antud konverentsi raames, mis on nii koha kui teema osas aga pühendatud Tammsaarele, ei saa mainimata jätta, et eelpool välja toodud moel kurjuse välja joonistamine ja selle ebainimlikkuse rõhutamine on kindlasti just miskit täiesti vastupidist ja vastandlikku Tammsaare loomingu põhirõhutustele, kus hea ja kuri või ka õiglus ja ebaõiglus või ka tõde ja vale lähevad omavahel alatasa vahetusse ja muutuvad defineerimatuks moel, et lugeja hakkab kahtlema, kas kujuteldav tegelane ikkagi päriselt on see, kellena tal lastakse välja paista või hoopis miskit muud või üldse kolmandat. Ehk ainult väga lapsik ja pealiskaudne või ka silmakirjalik inimene saab lugeda ka Andrest headuse ja õigluse kehastuseks ning Pearut sellele vastupidiseks, olgu vale või ka siis täieliku ebamoraalsuse tähistajaks. Osutamine, et asjad ei ole nii, nagu nad ühiskondliku moralismi ja konsensuselt seisukohalt on, ehk pealiskaudselt välja paistavad, ning äkki on hoopis miskit täiesti vastupidi, kurjaks peetu võib olla eri valgustes hoopis hea ning moraalselt silmakirjalikult õige hoopiski kuri, on ju selgelt Tammsaare üheks loominguliseks taotluseks. Ka tema loodud mütoloogiline piibel kurat pole üldsegi kuri, pigem vahel inimlikum kui inimene ise. Indo-Iraani apokalüptiline ja rangelt välistavalt dualistlik maailmapilt pole omane ei Tammsaarele ega ole mõnes mõttes omane olnud ka Eesti kultuurile laiemalt. Asjaolu, et selline meie kultuuri jaoks seni pigem võõras maailmatunnetus on aga nüüd aastatuhandete kauguselt meile erilise jõulisusega kohale jõudnud, on aga fakt, mida eitada ei saa. Kokkuvõtlikult võime öelda, et näeme, kasutades siin puhul Uku Masingu sümboolikat, indogermaani mütoloogia ühel kesksel arhetüübil põhineva eluhoiaku sissetulekut meie mõttemaailma ühendatult Friedrich Nietzschest alguse saanud ning tänaseks läänemaailmas enneolematud mõõtmed omandatud religiooni ja moraalifilosoofiaga, kuhu kuuluvad kindlate mõjutajatena just ka kujutelmad zoroastrismist, mida kõike koos esitatakse meile aga samasuguses lihtsustatud vormis nagu muinasjuttu 3 põrsakesest ja kurjast hundist. Tammsaare arutles tegelikult ju samade küsimuste ja isegi samade mütoloogiliste motiivide üle, aga ta tegi seda täiskasvanud inimese ning mitte enese imetlejast hilisteismelise perspektiivist. Tänan tähelepanu eest.